näituse pealkiri on natuke lahti, aga ma tahaks panna näituse pealkirjaks Jumala piimasupp. Aga võib-olla tuleb Jumala piim, et vaatame, kuidas selle pealkirjaga on, sest üks töö on seal, kus ongi Jumala piimasupp. Algselt tuli. Sisu on autoetnograafiline uurimus, et kõik need maalid on valminudki selle ühe väga pika perioodi jooksul, peaaegu 1,5 aastat. Iga nädal, mitu päeva, õhtud, nädalavahetused. Et neid maale on tegelikult kokku mitte umbes, vaid kindlasti ongi 20 ja paar tükki on veel poolikud. Ja kõigi peal on siis, ongi selline üldine pealkiri, ongi siis pühendumuspildid. Seal on üks selline jumalapoeg, kes on ristil ehk krutsifiks, et siis tema oli kogu aeg modelliks. Erinevatel aegadel ja erinevad meeleolud, et mõned on siin talvel ja jõulude ajal ja mõned on siis, kui algas sõda Ukrainas ja on väga valusad teemad ja mõned on rõõmsamad jällegi ja nii, et eks see on selline lõige sellest ja mõned on võib-olla sellised sisse ka kasvanud juba varakult ennem, kui see mõte üldse seda näitust või neid asju maalida, et lihtsalt Tartu Ülikooli usuteaduskond vallandas selle korraga ja see sisseastumine sinna usuteaduskonda ka tegelikult oli üks põhjusid, et ma hakkan seda tegema. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleks teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde. See usu ja religiooni teema on minus kogu aeg olnud lapsepõlvest peale, et nii palju kui ma ennast mäletan. Võib-olla ta mõningatel aegadel, kui on jäänud võib-olla varju külge, et alati ei saanud ju selle üle õisata, kui sa oled pioneer või oktoobrilaps, või kommunistlik noor, et siis, aga jah, seal talus, kus ma kasvasin, et seal oli ta olemas ja mu vanaisa oli Kraavi kiriku öölmölden, nii et ja algselt olid nad ka kõik luterlased. Naise isa äiapapa oli ka selline, kes ikkagi aeg-ajalt kutsus korrale ja ütles, et nüüd on aeg ka kirikusse minna, kui võib-olla asjad lappama läksid. Et jah, need on need mõjutused. Aga sellise maali koha pealt sellega ma arvan, et kuskil õppides kunstikoolis ei teagi, aastat võib-olla on praegu tagant võib vaadata, et jah, mul on tegin mitmeid ikoone ja üks on nendest alles jäänud, ma ema juurest leidsin üles, nii et oli ka alles, ülejäänud on ära kingitud, ära müüdud. Aga kui 2016-15 suri David Bowie, siis ma panin seal nimeks uue nime, nii et Püha Ema jäi muidugi, aga et siis alapealkiri sai sellele ikoonile David Bowie emaga. Et jah, nii et eks see on kogu aeg olnud. Ja võib-olla ma pean ennast selliseks risti inimeseks, et see on võib-olla nagu lihtsam öelda. Et see meie kultuuriruumis on, Eesti kultuuriruumis on risti inimene nagu kuidagi maalähedasem. Kuna ma olen kahepaikne, siis tähendab see kahepaiksus seda, et kunstnik ja disainer, siis disainis kindlasti on vastutus väga oluline. Nüüd kunsti puhul on see, et kunstil on ka vastutus, aga seda võib-olla me kohe esmapilgul ei märka. Vastutus ühiskonna eest, näidata midagi, mingitele teemadele osutada, avada filosoofiline mõttekäik, mõttemaailm. Meile antakse ja me võtame vastutust
ja eks selle võtmisega ja on ikka see, et seda saab siis teatud piirini võtta, et ühel hetkel tuleb siis ju täiskasvanuks saada ja ma arvan, et kuni ülikooli lõppemiseni on noortel inimestel aega seda vastutust võtta. Edaspidiselt tuleb seda vastutust kanda, ehk et isad-emad peavad kandma riiki, oma perekondasid ja teatud vanuses tuleb hakata vastutusest loobuma, ehk et mitte nüüd see, et enam ei vastuta, vaid seda tuleks hakata siis nendele noortele andma. Et oleks jälle järgmisel põlvkonnal võtta, nii et eks see käibki selline võtmine, vastutuse hoidmine ja siis õppimine, kuidas seda vastutust siis noorpõlvele üle anda, nii et need käivadki koos, nii laste kunstikoolis õpetamine, tänaseks 37 aastat ja üle 20 aasta Pallases, nii et eks see nii ongi. Nüüd on võib-olla aeg siis anda seda vastutust noortele rohkem, vabastada ennast, anda neile seda suurt võimalust. Ja ma arvan, et lõppude lõpuks on looja nimi ikka suus, kui on väga raske. Maailma loodu on maailma loodu ja ma ei ole mul õigust öelda, mis on nüüd see õige või vale. Ma ei tahaks olla selle koha pealt kohtumõista ja öelda, et nii ja ainult nii. Hariduses ja teadmistes on palju jõudu, nii et sinna ta jääbki, see vastus. Ma ei tee kindlasti nalja selles suhtes, et tunded on tõelised ja see, mida ma maalides tundsin, iga praegu vaatan neid ja tunnen, siis pole kahtlustki. Äratundmine värvis, mingi äratundmine, samastumine, mingi soov või tahe teha, maalida, on see siis seda või midagi muud. Kui tekiks isu, siis oleks see juba väga hea. Mis see ikka muud saab olla, et õppida, vaadata ja siis minna ja teha veel paremini või teisiti, ma ei tea. Ma ei taha öelda, et ma jõuan selle näitusega maailma ära parandada ja et ma jõuan kõik ära parandada. Ma arvan, et selle näitusega ma jõudsin ennast hästi palju parandada ja mingid mõtted läbi mõelda ja kui ma saan seda kuidagi teistega jagada, siis on see juba, ma arvan, väga hea. Kas maailm vajab veel kunsti? Muidugi vajab. See on see sama küsimus, et kas sel hetkel just nüüd maailma sündinud laps on vajalik? Muidugi.